Üle maailma juba mõnda aega ärevust tekitanud koroonaviirus on jõudnud Eestisse ning esimesed haigusjuhtumid on registreeritud ka Tallinnas. Kuigi arstide sõnul on tegemist tavalise gripilaadse viirusega, suhtub Tallinna linn sellesse täie tõsidusega ning juba on tarvitusele võetud mitmed ettevaatusabinõud. Hetkel püütakse tagada valmisolek juhuks, kui haigus peaks veel edasi levima. Terviseamet on tänaseks kokku analüüsinud 293 koroonaviiruse proovi, millest 10 on osutunud positiivseks. Kõik koroonaviirusesse nakatunud 10 inimest olid eelnevalt viibinud riskipiirkonnas. Seoses koroonaviiruse jätkuva levikuga ei soovita Välisministeerium reisida Hiina Rahvavabariiki, Itaaliasse, Iraani, Jaapanisse, Singapuri, Lõuna-Koreasse ja teatud piirkondadesse Prantsusmaal ning Saksamaal. Ühiskonnas on selle haiguse ees tekkinud suur hirm, kuid Terviseamet soovitab säilitada rahu. Me endiselt võrdleme koroonaviirust ka gripiga. Kindlasti on kõik viirushaigused, sealhulgas eriti ka gripp, ohtlikud just riskirühmadele. Siin me peame silmas eakaid inimesi, kellel sageli on muud haigused ja teisalt ka nõrgestatud immuunsüsteemiga inimesed. On ka arvukalt juhtumeid, kus inimene võeb koroonaviiruse läbi ilma ühegi sümptomita sarnaselt gripile ja ta ei saagi aru, et ta on viirust läbi põdenud. Praeguses faasis oleks erakordselt oluline püüda need inimesed, kes on haigestunud, üles leida, soovitada neil tungivalt kodus püsida, see haigus läbi põdeda, immuunsus omandada ja sellega vältida selle haiguse edasist kandumist üle kogu riigi, mis on juba kogu tervishoiu ja sotsiaalsüsteemile väga suur koormus. Oleme siin andnud inimestele sellist nõu, et kui nad on viimase 14 päeva jooksul või ka vähem saabunud riskipiirkonnast ja tal ilmnevad sellised koroonaviirusele võib-olla keskmiselt rohkem omased nähtused nagu selline köha, palavik, liigesvalud, luuvalud, siis me soovitame nõu pidada perearstiga. Tallinna Haridusameti informeeris juba kooli vaheajal ehk veebruari lõpus koole, kes omakorda andsid info lapsevanematele, õpetajatele ja õpilastele, kuidas koroonaviiruse puhul käituda. Ohupiirkonda reisinutel soovitati 2 nädalat kodus püsida. Kahjuks Tallinna Kristiine gümnaasiumis tuli haigestunud õpilane ikkagi kooli ja nüüd jäetakse vähemalt 2 nädalaks ära õppetöö kogu koolimajas ning korraldatakse põhjalik ruumide desinfitseerimine. Vaatamata selleks, et paanikaks ei ole põhjust, mitte ainult riik, vaid ka omavalitsused peavad olema valmis erinevateks stsenaariumiteks ja me peame ka analüüsima, mis on meie valmisoleku tase. Tänaseks on juba erinevad meetmed rakendatud, tõhusam ühistranspordi koristamine, vajalikud desinfitseerimisvahendid linnaasutustes. Täna me otsustasime, et ka tuleb tühistada kõik lähetused linnasüsteemi töötajate ja ametnike puhul. Ja oleme valmis ka välja töötama kriteeriume, mille alusel tuleb ära jätta erinevate ürituste läbiviimist. Mõtleme ka selle peale, kuidas peavad töötama haridusasutused ja mis võiksid olla need põhjused ja ka meie valmisolek selleks, et vajadusel haridusasutused ka kinni panna. Veebruari viimasel päeval alustas lisaks tavapärastele kiirabibrigaadidele Tallinnas tööd lisakiirabibrigaad, et teenindada koroonaviiruse kahtlusega seotud väljakutseid. Loodud brigaad käib kodudes koroonaviiruse proove võtmas igapäevaselt kella 10 hommikul 6 õhtul. Ülejäänud ajal reageerib koroonaviiruse kahtluse korral tavaline kiirabibrigaad. Kuidas koroonaviirus levib? Seni teadaolevalt levib see piisknakkusena, ehk siis patsient, kes köhib või aevastab, tema lahti pääsenud piiskadega tulevad ka siis viirusosad kaasa ja need siis kanduvad edasi teisele inimesele, kes peavad sisse hingama ja seejärel viirus saab hakata elama teises kehas.